Kui ma tahaks investeerida korterisse siin Kuressaares Saaremaal, siis miks see koht on praegu hea, kus me viibime? Selles suhtes see on ainulaadne koht, et me viibime praegult mere lähedal, kuskil siin 100 meetrit, samas 100 meetrit isegi nii palju ei ole, on golfiväljak. Ilmselt see golfiväljak jääb siia püsima aastasadadeks ja tänu sellele ka see korteri hind ei muutu lähiaastatel kindlasti mitte madalamaks, vaid ainult tõuseb. Aga hetkel on ta siiski, kui ütleme Tallinna poolt vaadata hinnapoliitikat, on ta ikkagi sõbralik? Väga sõbralik. Ta on sõbralik Kuressaare inimestele ja seda enam Tallinna inimestele, kus palgatase on kõrgem ja kinnisvara hinnatase veel 3 korda kõrgem kui Saaremaal. Me täna viibime majas, mis on sisuliselt juba välja müüdud, mis on valmis, aga me näeme ka siit rõdu pealt välja vaadates, et neid maju tuleb veel. Kui palju ja kuhu? Jaa, see maja sai meil nüüd viimase aasta jõulutel läbi müüdud ja uue kortermaja ehitus alustas ka juba siin eelmise üle-eelmise nädalaga. Peaks valmima järgmise aasta jaanipäevaks ja lisaks sellele ehitatavale majale tuleb veel 2 hoonet. Samuti mõlemad 15 korteriga. Kui teadlik tänane korteri ostja on, kas ta juba teab, mida ta tahab või te rohkem soovitate talle? Tänasel päeval korterite ostjad oskavad hinnata ka seda, millised on igakuised kommunaalmaksed, et nad juba tegelikult väga teadlikult valivad omale korterit selle järgi, et kui suured on igakuised kulutused lisaks siis laenule muidugi. Need majad on siin energiatasemel B, see näitab siis üldjoontes seda, et igakuised kommunaalid on väga väikesed. Need korterid on kindlasti eri suurusega, nii et igale vajadusele. Praegu me oleme 4-toalises korteris. Ja hetkel me viibime 4-toalises korteris, see on siin majas ainus. 3-toalisi, 2-toalisi on kõige rohkem ja siis uude majja tuleb nüüd ka veel lisaks 1 1-toaline. Kui ma siis sisse astusin, mul oli tunne, et siin korteris on hästi palju kuidagi ruumi ja siin on hästi palju õhku. No tänu nendele akende paigutusele kindlasti, tänu rõdudele, aga mulle tundub, et ka lagi on kõrgem. Me oleme sellises arendatavas majas tõesti, kus on mõeldud inimeste heaolule enne kõike. Et aknad on puidust, väljast alumiiniumist, põrandad on naturaalsest puidust. Lagede kõrgus on siin 2,85, mida üldiselt arendatavates hoonetes üldse ei kohta, sellepärast et mida vähem ehitusmaterjali, seda odavam, aga siin on tõesti, see on hästi avar, siin on heledad skandinaaviapärased viimistlusmaterjalid ja muidugi loomulikult see ka, et aknad on siin hästi kõrged ja isegi me oleme praegult põhjapoolses korteris ja see on hästi valge. Mulle meeldib see planeering, et me räägime ühest kesksest suurest saalist või toast. Ühtlasi on ta nagu avatud, aga samas on võimalik ka eralduda eraldi tubadesse, nii et üks ja teine on nagu ühes 2 momenti. Ja siin läbikäidevaid tube ei ole tõesti, et selles suhtes ta on hästi ostjasõbralik lahendus tõesti, igate pidi. No minul tekkis küll huvi, ma täitsa kohe uuriks lähemalt, aga kust inimesed, kes praegu meie saadet vaatavad, et kust teid kõige kergem on leida? Nii esmajoones www.kindluksvara.ee ja Kuressaares asume Ajamajas Tallinna tänav 16.